No nii, tervist reisisellid, et siis jätkame siis reisimisega siit Lasnamäelt rändamisega. Noh, piirkond on Mustakivi piirkond, põhimõtteliselt oleme siin olnud varem ka ja siis Tallinki tennisekeskus on siin, et ma näitan seda. Noh, ma praegu hakkan näitama, et seal üks teeb suitsu seal ees. Seal lapsed vist mängivad trennis. Pärast vaatan. Noh jah, ongi see, et tõmbad selle välja telefoni, siis nagu jah, tekib nagu kuidagi. Tekib neid, ma ei tea, kas saab öelda pealtvaatajaid, aga kuidagi tundub, võib-olla see on skisofreenia, aga tekib neid inimesi nagu juurde. Ja siis tundub niimoodi ümber. Ja siis ongi see värk, et seal on mingi turniir toimub, paljud vaatavad osad seal. Ja siis ongi see asi, et siin on saadud rännatud ringi mööda Lasnamäge ja siis et ma siin olen rääkinud, et siin autopoest autopoodi ja käin ja varuosasi, aga varuosasi sebin ja nii edasi. Et siis tegelikult mõtlesin, et näitan ka ühte asja siis, et võib-olla mitte seda asja, mida mõni arvab, aga võib-olla nägi ka keegi siin taga ongi see asi seisab siin, millele ma siis neid olen käinud siin putitanud ja neid varuosasid nagu monteerinud ja toonud ja see, mida ma olen siin rääkinud eelnevates videodes, et ongi see Volvo V40, et ma näitan V40 Estate, et tal on silt ka küljes, et aastal praegu müügis ka. Ongi see, ma ei hakka igaks juhuks keelama, pärast katkeb video ära, et see ongi nüüd siis Volvo kõik korras tehtud nüüd, valmis seda mul. Et nüüd on ta tegelikult juba oksjonil olnud tükk aega. Ja siis ongi sellega nii, et ma näitan natuke. Näitan tagantpoolt ka. Et lähme pärast sisse ka sinna, et ma näitan teda veel, aga et ongi see asi, et ta on nüüd olnud seal oksjonil. Üks oksjon juba nädal aega sai läbi. Ja selle peale üks huviline helistas lihtsalt. Ja siis, ma ei tea, kas seal oksjoni peale või ta oli võib-olla seal kuskil mujalt ka läbi käinud. See auto ja soov.ee-st. Ja sellistas ja küsis ja uuris ja et mis värk on, et võib-olla seisangi niimoodi kuidagi, et siis seda autot on ka näha. Ma ei tea, kas on näha. Ma näen vastu päikest niimoodi. Et nii jah. Et siis uuris, et mis värk on ju, et sellega, vaat nüüd on see ratas ka näha, sealt pealt niimoodi välja keeratud. Aga uuris, et mis värk on, et ja palju maksab ja asjad ja siis et ma ei tea, mille järgi siis neid tundub, et siin on nagu see aastaarv paneb nii kõvasti paika selle maksumuse nagu, et nii kõvasti paneb see aastaarv paika jah, et kui on juba seal 2000 ja niimoodi on ju, et siis ongi, seal on juba mingi hinnapügal on juba ees ja kõik, et selles mõttes arusaadav, et ma saan aru sellest, et ta ei ole jah 2022 aasta oma, et selles mõttes, et ta kõik, mis liigub, see kulub, kõik, mis seisab, see mädaneb, et see on nagu arusaadav kõik, et see on selge, et selle vastu ka ei vaidle, et aga ongi on ju, et kus see nagu tasakaal võiks nagu olla siis, et kui
selles mõttes, et et uus auto on ju ka täna 2022 aasta, ja 5. september, aga homme juba ei ole enam 5. september, et iga päev sa ei saa ju uue autoga sõita, nagunii on ju, et nüüd mitte nüüd siin suur maailmapäästja ja maailmaparandaja ja nii edasi olla, et nüüd siin taaskasutame ja niimoodi on ju, et siis ise müüks aga mingeid romusid on ju, aga lihtsalt, et konkreetselt on tal ka läbitud nagu ülevaatus, et seal on ju testitud selles mõttes süsteemid, et see ülevaatus ju on sellepärast, et seal kontrollitakse, kas auto on sõidukõlbulik. Et seal on 7 süsteemi, kontrollitakse kere ja siis roolimisseadmeid, siis veermiku detaile, ütleme kõik need laagrid, puksid, stabilisaatorid, amordid, siis pidurisüsteemi, heitgaasisüsteemi, et pidurisüsteemis on kõik, et tal oleks see pidurdusjõud, et seal on ju kõik need kettad, klotsid ja ütleme kõik seal, mis seal pidurdusvõimendid, vaakumvõimendi, pidurisilinder, et see, kui need oleks katki, ta ei anna ju seda pidurdusjõudu välja, et nad mõõdavad ju seal pidurdusstendi peal seda pidurdusjõudu, et ta peab ju vastavad parameetrid välja andma, et see pidurdussüsteem on kõik kontrollitud ja siis heitgaasisüsteem samamoodi, et kui heitgaasid on korras, siis on ka mootor, et see ei saa olla võimalik, et need heitgaasid on nagu normis ja siis seal mootoril on midagi nüüd rikkis, et laseb õli läbi või kuidagi. Et kui ta laseks õli läbi, seal oleks kohe küünlad, tahmased, ei käivitu ja nii edasi. Et ta ei saa nagu, see näitab, tuleb kõik välja seal heitgaasi kontrollis. Et ikkagi kui heitgaas on üle, siis tähendab, et ikkagi norm on üle, see CO2 tase protsent nii vabakäigul kui seal täiskäigul pööretel, suurematel pööretel, et siis on kohe indikaator, et mootor on katki, et aga see kõik on kontrollitud ja siis see veoülekanne samuti ja siis on ka kere ju kontrollitakse, karp, põhja, rattakoopaid ja siis tegelikult isegi kojamehi ja tulevisid, et isegi näiteks tagukojameest kontrollitakse, et kui tagukojamees, osadel autodel ju ei ole, et aga kui sinu autol on kojamees, siis tagakojamees, tagaklaasi puhasti, et siis see nagu ei tähenda midagi, et ta peab töötama selles mõttes, et kui ta sul on, ütled, et näed, et Odni ei tööta, on ju, et osadel ei ole, et ei peagi töötama, et siis sa ka läbi ei saa ülevaatuselt. Et see kõik, mis peal on, see tehnika, et see on ka tegelikult, see ülevaatus on nagu siuke komplekt, et auto peab olema nagu, sa pead saama teda usaldada, et sa saad kasutada neid asju, mis sul peal on. Et kui sa tead, et sul on, tuleb sul seal mööda mingi värk rekka või tahad seal peeglist vaadata või elektripeegliga kas või on ju, et sa tead, et sa saad teda keerata, et see peab nagu korras olema, see, mis toimib, see, mis peal on, see peab toimima. On see ülevaatuse teema on tegelikult selline, et seal kontrollitakse nagu siis ka need asjad, mis peavad olema nagunii, kõik need pidurdussüsteemid ja veoülekanded ja seisupidurid ja veermik kõik, eks ole, et tulede süsteem, et need kõik kontrollitakse ja lisaks see, mis on peal, et see peab ka nagu toimima. Ja siis ongi nii, et see on nagu kõik tehtud sellel konkreetsel autol, et aga ju müügis on ju igasuguseid autosid aastaarvuga, millel ei ole need tehtud ja millel on ka
tegelikult ülevaatused ei saa läbi, et need on ju ka müügis, need autod. Et noh, et siis see aastaarv ei ole ju, selles mõttes ei saa nagu ainult aastaarvust lähtuda, et jah, aastaarvust on ju, noh, see on üks parameeter, muidugi ta määrab, et selles mõttes ma ütlen, et ma olen samamoodi nagu nõus, et ta on üks parameeter, on aastaarv, et ta näitab, et auto on olnud kasutuses, et seal on asjad, mis on teatud amortisatsiooni astmega, aga kasutatud ja kasutatud autol on ka vahe selles mõttes ikkagi olemas. Näitan siit külje pealt ka siis niimoodi. Et see vahe on sees olemas täiesti. Ja noh, lisaks ongi see, et milles see vahe siis on ju, et see vahe ongi see, et noh, üks see, et üks kasutatud auto on paremas seisukorras kui teine kasutatud auto ja et kui vaatad kasutatud autot ja uut autot, et siis seal on ju samamoodi, et ma ei vaidle üldse selle üle, et seal see hinnavahe on ka sees, et jäi üks reklaam eile silma, et see uus Volvo, see Jeep, seal vaatasin Delfis, siis oli seal reklaam tuli ette, et uus maksab 70 000, on uus Jeep, 70 000, et seal ei ole juttu paarist tuhandest või mingisest sellisest hinnaklassist. Et selles mõttes, noh, selle auto eest ma seda ka ei küsi. Et 10 000 me siin ei räägi, et sellest on nagu asi kaugel. Aga noh, see on ka selge, et 600 eurot ka ta hinnaklassi ei ole. Et see ongi see sõnum selles mõttes. Aga noh, mis siis ongi, on ju, et noh, et ega ei taha osta, siis ei taha osta, et ega siis noh,